Pekingi koer. See koer ei ole mingi tossike, hoolimata milline ta ka välja ei näeks. Tema julgus on imetlusväärne ja kuigi ta ei käi ringi otsides tüli, ei pane ta ka plehku, kui juhtumisi selle leiabki. Põikpäisus on tema puhul üks selline omadus, mis kindlasti esile kerkib. Olles selle poolest tuntud ning koos paraja koguse iseseisvusega paneb tema koolitamine peremehe korralikult proovile. Küll aga on ta ääretult hooliv kaaslane ja sugugi mitte üleliia klammerduv. Talle meeldivad rahulikud jalutuskäigud, ent füüsilise koormuse mõttes piisab talle ka lihtsalt kodus ringi tuuseldamisest. Ta on ideaalne toakoer, kes elab hea meelega nii korteris kui ka väiksemas majas. Peaasi, et seal suvel liialt palavaks ei läheks, sest see võib talle suisa fataalselt mõjuda. Et karv ei pulstuks, on seda vaja regulaarselt harjata. Kord 2 nädalas peaks olema täiesti piisav. Huvitavaid fakte. Neid väikeseid karvakerasi kutsutakse tihtipeale ka lõvikoerteks, kuna nad meenutavad kangesti Hiina kuninglikke lõvikujusid. Nad olid auväärsed kaaslased Hiina budistlikele munkadele ning neid koheldi kui kuningaid. Pekingi koer. Meeldiv koerake inimesele, kes otsib midagi erilist.